Praegu on saanud Eestimaal aktuaalseks külavanemate valimine. Põhja-Sakala vallas Kuhjavere külas on aga külavanem vist juba aastakümneid olemas ja seda ametit peab seal Romeo Mukk. Praegu oleme Adaveres Jõgevamaal koolitusel arutamas ka külavanema uut statuuti. Mina võib soovitada nendele küladele, kes veel tahavad külavanemat valida, mida külavanem teha võib ja mida ta teha suudab. See on tere kõigile, jah, et mul on au olnud olla juba 20 aastat külavanem oma Kuhjavere külas. Et selle aja jooksul on väga palju muutunud. Kõigepealt oleme nüüd teist korda omavalitsused ühinenud. Esimene ühinemine oli siis 2005. aastal. Meie omavalitsust ühinesime. Aga nüüd on siis järjekordne ühinemine. Tõost lõpuni ja nimeks on saanud siis Põhja-Sakala vald. Külavanema statuudist on väga palju juttu olnud. Üks põhilisemaid või algsemaid aegu oli 2002. aastal juba, kui see külavanema statuudiga sai tegeletud. Vahepeal on jäänud selliseks tagasihoidlikuks ja ei ole eriti tegeletud, kuid nüüd juba 10 aastat tagasi külaliikumise kodukandi raames on uuesti üles võetud see teema ja praegusel juhul peale uut haldusterritoriaalset reformi on väga hea, et see teema on tõsiselt võetud päevakorda ja seoses sellega on ka koolitused siis korraldatud ja see on minu silmis väga oluline, et anda märku küladele, et inimesed võiksid siis koha peal oma algatuslikus korras tulla kokku, valida siis külavanem ja veel parem, kui moodustatakse ka juriidiline üksus, mittetulundusühing, mis tagab siis külavanemale ka rahalise ressursside taotlemise võimalused, sest külavanem kui selline, temal ei ole neid võimalusi rahaliselt küla kuidagi toetada ja taotleda neid ressursse. Aga me saimegi vist.